49. aasta märtsiküüditamine rebis puruks paljude inimeste elud. Suurusjärk 22 000 inimest, kes Eestist küüditati, nende hulgas üle 900 tallinlase, ei saanud oma valitud eluteed elada nii, nagu nad oleksid seda ise soovinud. Võõras võim, kes tuli koju, inimesed vägisi kaasa viis, rebis puruks perekondi ja elusid. Öeldakse, et need, kes ei mäleta oma minevikku, elavad ilma tulevikuta. Juhan Liivi sõnad. Ma arvan, et tänased põlvkonnad peavad möödunud koledustele endiselt tagasi mõtlema, mitte sellepärast, et olla kinni oma ajaloo kurbades hetkedes, vaid võtta see teadmine minevikust kaasa ja sättida oma samme nii, et järgnevatel põlvkondadel ei tuleks selliseid koledusi läbi elada. Tänasel massiküüditamise aastapäeval, mis oli siis üks paljudest küüditamistest, sest neid toimus veel ka 41. ja 45. aastal, väiksemas määras küll, 41. aasta oma oli ka piisavalt massiivne. Sellistel päevadel on kõige olulisem tulla siia, meenutada ja rääkida neid lugusid, vaadata mõttega otsa sellele nimekirjale seal seinal. Asi on selles, et elu on läinud nii heaks. Eesti on jõudnud selgelt heaoluriikide hulka. Ja kõik see, mis meil täna on, tundub täiesti loomulik, normaalne ja stabiilne. Aga me peame alati olema valmis selleks, et kusagil võib leiduda keegi, kes nii ei arva. Ja selle tõttu meil ei ole õigust unustada oma minevikku, sest siis me oskame vaadata tulevikku, oleme ettevaatlikud, kaalutleme, teeme õigeid otsuseid ja arendame oma elu selliselt, et see kõik, see õnn ja rõõm, mis meil täna on, võiks jätkuda jätkuvalt. Me oleme tänulikud nendele inimestele, kes aitavad meil siin mõtteid koguda, me hoiame neid meeles ja nad jäävad igavesti meiega, kelle saatus oli karm.